Minu käest on nüüd päris mitu korda küsitud, et kuule Kaur, et kas te nüüd matkate ja reisitegi ainult katusetelgiga, et kas teil see minihaagi sarvi on jäänud täiesti unustuste hõlma, siis muidugi mõista ei ole. Aga ega me alati ka ei filmi, kui me selle haagisega metsas käime. Aga mõtlesin, et täna on selline vihmane metsaskäik meil ja oleme siin ühes RMK kohas, mõned on telkidega, meie oleme siis selle Foresteri ja minihaagisega ja kuna on vihmane, siis tegin sellise kavala lükke, et ma kohe näitan teile, et ajasin auto niimoodi otsapidi siia katuse alla ja siis saan mõnusalt ka vihma ajal küpsetada siin liha, istuda ja raamatut lugeda või mida iganes. Vaata, üks sõber käib meil ka siin ringi, Pontu. Ja lapsed on ka. Lapsed istuvad toas siin, vaatavad multse, mõnulevad ja varsti jälle, kui siis vihmapaus tuleb, siis saame jälle ringi vaadata ja matkategevustega tegeleda. Lubasin endale, et augustis jooksen iga päev vähemalt 5 kilomeetrit ja ka siin metsalaagris siis ei saa endale seda lubadust murda ja teen siin ka oma siis 5 kilomeetrit ära mööda sellist, kuidas siis öelda, ütleme nii, et motivatsioonisirget. Mis te arvate? Sporti tuleb teha, keha ja vaim peab olema kooskõlas. Vot nii. Ja kui te nüüd mõtlete, et kuidas ma ennast peale seda jooksu siis pesemas käin, et kas tõesti lähen siis higiste riietega enda puhaste linade vahele, siis ei. Meil on siin metsalaagris tegelikult ka saun, mida näete nüüd. Ja ujumas käime me sellises sulnis kohas. Ja kui te tahate nüüd teada nagu täpsemalt selle minikaravani elu kohta, siis ma panen nüüd siia kattevideona meie siis minikaravani review video, mis on YouTube'is, et vaadake see ära ja siis saate täpselt teada, et kuidas minikaravanis reisimine siis välja näeb.